Ehitusplats on koht, kuhu tavainimest ei lasta, sellepärast et siin on äärmiselt ohtlik. Seepärast on mul hea meel, et ma siin Redori objektil Sakus saan teile näidata või edastada kõike seda tehnoloogilist protsessi, mis ühe maja ehitamisega kaasneb. Betoonitöö. Me näeme betooniehitist, ta on sile, sihvakas, korrektne, aga kui palju selleks, et seda betoonkonstruktsiooni saada, tuleb erinevaid lisakonstruktsioone ehitada, seda te tavaliselt ei näe, nii et vaadake täna seda, mida me teile näitame, see on vähemalt minu arvates äärmiselt põnev ja hariv. No Harri, eelmisel korral me lõpetasime jutuajamise selle kohaga, et sa ütlesid, et betoonivalupäev, mis tuleb, see oli siis plaadi teise osa valu, see tuleb pikk ja raske päev. Kui pikk ta oli? Ta oli meil üsna pikk, ta oli 20 tundi, alates hommikul kella 7-st kuni siis öösel välja. Ja siis said helikopteritega lihvitud nii, et valmis parklapõrand on olemas. On tehtud, on valmis, sai väga hea tulemus. Aga ole hea, kirjelda natukene nüüd seda protsessi, mis praegu käib, öelgem ära, on seintevalu, seinteraketised ja vist ka vahelae, kui mitte monoliidi, siis talade valu. Et kuidas see betoonivalu üldse ette valmistatakse? Täna jah, nagu sa ütlesid, valmistame ette seinte, armeeringuid ja raketisi, aga oleme alustanud ka talade ettevalmistamist, siis armeerimist ja siis aluse ehitamist taladele. Jah. Kui nüüd vaadata seda alust, mis ühe suht lihtsa ja pärast mitte väga massiivse tala ehitamiseks või valamiseks tuleb teha, siis on selline tunne, et maja ehitatakse mingis vormis valmis ja siis pärast lammutatakse ära jälle. Nii ta on. Ennem kui betoon tööle hakkab kandma, on ta ise vaja teda toestada ja betoon märjana on väga raske. Miks teil siin peri on mitte laudraketis? Sellepärast, et periraketisega me saame korrektse sileda pinna kohe. Et kui me hakkame lauaga tegema, siis me peame sinna ikkagi filmivineeriga tegema peale sileda moodustise. Kas see betoon, mis siia seinavaluks kasutatakse, on mingil moel eriline? Jaa, ta on teistest igapäevaselt kasutatavast betoonidest on ta tugevam. Lisaks tal on vett siis tõkestav aine on ka sees, et tegemist on siis veekindla seinaga. Betoon annab talle selle veekindluse juba. Aga kui talad paika pannakse ja ära valatakse, siis tala on nagu töötab teistmoodi, et taladel on toed pikemalt all. Taladel on toed pikemalt all, sellepärast, et ennem kui tala korrektselt tööle hakkab, peame ära monteerima veel vahele paneelid ja tala siis üks osa töötavast osast on veel paneelide vahel. Ehk seni, kuni meil on tala siis teise osa järg ka valatud ja ennem alt tugesi ära võtta ei saa. Kaua veel maal toimetate? 1 kuu aega läheb meil veel siin ära. Nii et 2 nädala pärast, kui tuleme, siis hakkab juba looma üldise laevalu? Hakkab sinnapoole sättima, jah. Nende lugudega, mis me siit Redori objekti pealt Sakust teile toome, saate näha kõike seda, mis igapäevaelus teie silmale varjatuks jääb. Vaadake, kui palju rauda ühes korralikus seinas sees on.